Tere tulemast täna kuulama. Täna siin kaamera ees vastame teile paar põlevat küsimust. Miks on siis nii tähtis end poliitikaga siduda? Kas ei või tunduda, et meil kui noortel ei ole otsustavat rolli poliitikas? Poliitika on nagu kirglik tango riigiga ning just poliitikaga on see, kuidas haarad riigimeeste käest juhtrolli. Kui sina ei kontrolli poliitikut, siis poliitik kontrollib sind. Riigimeeste mõjumängudesse sekkub just tavakodanik oma hääle ja oma demonstratsioonidega. Ei meeldi riigipea nägu, järgmised valimised, anna oma hääl uuele parteile. Võib liituda ka erakonnaga. Kui oled erakonna liige, siis saad ka erakonna sisest poliitikat mõjutada. Maksud tõusevad, protesti just oma tegudega. Näitad välja riigimeestele, mida sina tahad, millesse sina usud ning ainult aktiivselt osaledes saad kaalu kallutada enda tahtmise poole. Ehk siis tantsulava võtted poliitikaga sekkumiseks on hääletamine, erakonnaga liitumine ja protestimine. Aga ei tea küll, millist parteid või kandidaati toetada. Kuidas küll leida kõikide poliitikute seast endale sobiv esindaja, kelle poolt hääletada? Kõige parem viis on muidugi kuulata, mida poliitikud räägivad ja mis nende vaated on, kuid on ka abivahendid, mis aitavad otsustusprotsessi lihtsustada. Näiteks on olemas valimiskompassid, mis näitavad sulle, kellega sinu maailmavaade kõige rohkem klapib. Hoiatan ka, et mina isiklikult ei paneks kogu oma usaldust sotsiaalmeediasse. Nagu sa tead, võib Xis, Instas või Delfi kommentaator öelda ükskõik, mida ta oma peast heaks arvab. Kõige targem on ikka ise tutvuda usaldusväärsete allikatega, kui uskuda mingit netikommentaatorit. Igatahes, kuulsid siin esimesena, hea vaataja. Ka meie noored saame poliitikat mõjutada. Kas see on protesteerides, erakonnaga liitudes või isegi vaid hääletamisega, meie noored saame ka oma häält ühiskonnas kuuldavaks teha.